Tervist kõik, keda ma tunnen ja keda ma ei tunne. Neile, keda ma ei tunne, ma kõigepealt tutvustan ennast. See on siis esimene osa minu presentatsioonist, enese kiitmine, nagu tavaliselt. Tegelikult umbes pooled on siin, kellega ma olen töötanud. Aavo on vist esimene, kellega me koos töötasime ja Igor Menkov, kui sa mäletad, on praegu minu tiimis 10 aastat tagasi. Nii, ja tegelikult ettekanne sisu on Skype'i kogemus Windows 8 platvormil. Ja Windows 8 platvorm on tegelikult hästi raske platvorm arendamiseks. Sellega peab arvestama isegi meile Skype'ile, kes olid Windowsi Microsofti osa. Et see oli hästi raske ja ma annan ülevaade sellest. Aga ma räägin, see presentatsioon on tehniline kirjeldus Windows 8 platvormist, aga sinna juurde ma räägin, mis probleemidega Skype kohtus just selle konkreetse osa nagu rakendamisel. Aga nagu ma lubasin kõigepealt endast, mul on arvuti, mis töötab Windows 8 touchscreeniga, väga mugav, nagu näete, ma saan näpuga slaide vahetada. Ja siin on ingliskeelne jutt sellest samast, mida ma just teile rääkisin, et millest see presentatsioon on. Ma unustasin küll öelda, et võib-olla ma loodan, et vähemalt keegi teist üritab natuke lähemalt tutvuda siis Windows 8 platvormiga ja võib-olla proovida mingit rakendust teha või portida mingi oma olemasolevat rakendust, sest tegelikult, sorry. Võib-olla. Et jah, et kindlasti proovige vähemalt huvi pärast, et Magic. Väga hea. Nii, 2 aastat tagasi mina tegelikult tegelesin Facebooki integratsiooniga. Ma olin mitteametlik tiimijuht. Ametlikult ma olin arhitekt. Ma kogu aeg jälgin, et millal ta vahetab. Raimond oli meie tiimis, ta just liitus ja selle tegemise käigus järsku Microsoft otsustas, et nad tahavad osta Skype'i. Ja kuidas? Facebooki integratsioon eksisteerib ja meil on kuskil 50 või 60 miljonit kasutajat just selle platvormi peal. Aga Facebook hetkel arendab ka oma lahendust voice-kõnede jaoks ja nad katsetavad seda minu teada Kanadas ja just USA hakkasid ka kasutama. Nii, aga Microsoft ostis, nüüd ma olen ärevil, sest ma ei taha, et ta vahetaks edasi. Vaata, jah. Ma nüüd, näed, kui mugav. Slideshow, aga kus ma saan. Just timing on näed sul peal. Checkbox. Jah. Nii, räägime edasi. Et Microsoft ostis Skype'i ja ma ehedalt mäletan, kuidas meile teatati, et me peame laupäeval tulema kontorisse, sest Balmer tuleb. Kahjuks ajakirjanikud ei teadnud sellest, et nad passisid terve reede kontori juures ja laupäevast nad ei teadnud midagi. Ja siis mina tulin natuke varem ja nägin Sten Tamkivit koos mingisuguse härrasmehega lobis. Ja siis Sten tutvustab, näed, et Sergei tegeleb Facebooki integratsiooniga ja see on Kurt, tema on Microsoft Office Manager. Okei, meil on Heidi Office Manager, see on Kurt, Microsofti Office Manager. Siis
tere Kurt, tere Sergei, läksime, et Sten küsis Sergei, saad sa äkki näidata, mida sa teed? Loomulikult lähme, näitasin Facebooki ja siis õhtul, kui meil oli õhtu nagu koos Balmeri ja teistega, selgus, et Kurt on Microsofti Office divisjoni manager. 20 miljonit revenue'd, et noh, väike möödapanek. See oli naljakas. Aga samal päeval siis tuli Balmer ja me istusime koos, ma näitasin talle, kuidas Facebooki integratsioon töötab. Siin pildi peal te näete veel ühte inimest siin ruumis. Olid ajad just. Ja peale seda, kuna mul oli kokkulepe, et ma olen ajutiselt tiimijuht, järgmisena mulle pakuti tegeleda selle Skype Windows Store rakenduse tegemisega. Korraks vaatasin, et vale spelling. Ja ma alguses ei saanud aru, et meil on Mark Gillette, kes on meie CTO, tollal olnud ta nagu, me arutasime, mis saab edasi ja siis ta rääkis, et näed, et mul on sellised mured ja üks mure on Slate. Mis asi on Slate? Ma üldse ei saa aru. Siis kuidagi, aeg mööda, mina sain kutse, septembris oli Microsofti Build Conference ja öeldi, et näed, mingi registreerige seal, nendel kuupäevadel toimub Orlando. Los Angelesi kõrval on see Disneyland, et seal toimub. Jah, seal on konverentsikeskused nagu ja mitte kuskilt ei olnud agendat, et mis on selle konverentsi sisu, no ei saa aru. Siis me tulime kohale ja selgus, et see on Windows 8 presentatsioon. Kõikidele kohal viibijatele jagati Samsungi uued tabletid touchscreeniga. Meie kahjuks ei saanud, sest meie millegipärast olime Microsoft employee pääsmega, et need ei saanud. Oli kahju, aga tegelikult see oli päris äge. Ma olin hästi skeptiline, aga kui ma nägin, kui konsistentne see sõnum on Microsofti poolt, et kui sa enne kasutasid mingit teenuseid, siis sa nägid, et näed, siin on kasutaja profiil, sa muudad ja lähed teise kohta ja seal on vanad andmed, kuidagi ei süngi ja ühesõnaga, kui enne seda kõik teenused Microsofti pool olid hästi ebakonsistentsed, siis seal konverentsil oli näha, et inimesed või kogu see mõte läbib kõik tooted, et Visual Studio, Windows ise, kõik veebiteenused, kõik raamistikud, mis nad teevad arendajate jaoks ja inimesed ise olid ka hästi siuksed motiveeritud sellest rääkima, seda tegema, et hästi äge oli ja uued ideed. Ja peale seda, siin jah, mul on siis ajalugu siin üles kirjutatud. Põhimõtteliselt mul ei olnud tiimi. Öeldi, et näed, sa palkad endale tiimi Prahasse. Okei, Prahasse. Siis läksin Prahasse, oli palju intervjuusid. Samas inimesed ka rääkisid, et ainult uute inimestega seda kindlasti ei saa teha. Platvorm on küll uus, kõik peavad seda õppima igal juhul, aga seda know-how'd, kuidas Skype töötab, sa ei saa uute inimestega seda teha ja tulemusena ma rääkisin olemasoleva inimestega nagu Erik Lanson, võib-olla tuntud nimi siin mõnedele, siis Tartus Hando, Tint ja Rainer, nemad kõik kolmekesi olid Windows Classic tiimis ja nad liitusid minu tiimiga ja kuna tehnoloogiaks jällegi
ma räägin, millised on valikud, aga Skype on kirjutatud HTML5 JavaScriptis, vähemalt see UI osa Windows 8 jaoks, siis me võtsime endale ka Skype.com tiimist 2 frontendi arendajat, kes teevad HTML layouti ja JavaScripti. See oli niisugune tiim, kellega me alustasime. Ja kuna tiim pidi Prahas olema, siis ma võtsin ka ühe prahaka, kes oli ka Windows Classic tiimis Prahas. Kes näitas, kus toimus? Kuidas? See, kes näitab, kus toimus. Jah, kes oskab õiged kohad Prahas näidata. Ja samas käis ka palkamine, et tegelikult mul iga kuu peale uut aastat tuli 1-2 inimest tiimi kuni umbes juunini, kes niisuguse tempoga. Ja me hakkasime kirjutama ja kuna see platvorm oli niivõrd uus ja teistsugune, pidi hästi palju muutma ka nendest tiimid, core tiimides, ma ei tea, paljud teid teavad, kuidas Skype on ehitatud, aga põhimõtteliselt meil on olemas cross-platvorm teek, mida kõik UI tiimid või UI rakendused kasutavad, et kompileeritakse erinevate platvormide alla. Ja siis audio ja videotiimid on ka eraldi teekid, et kõik need tiimid pidid võtma endale Windows 8, et muutma oma API-de kasutamist. Ma jällegi räägin, miks nad pidid muutma seda. Ja see võttis parasjagu aega ja samal ajal meil ei olnud ka disaini. Skype'is jällegi tootearendus käib niimoodi, et disain, meil on isegi 2 tüüpi disainerid, on user interaction disainerid ja redlines või pixel perfect ehk graphical disainerid. Ja lisaks sellele on veel product managerid, et kõik see võttis aega ja põhimõtteliselt me hakkasime reaalselt kirjutama alles veebruaris ja siin on kirjutatud, et esimene login peer-to-peer võrku juhtus 9. veebruaril. Esimene kõne ilma audiota, sest audioteek ei olnud veel valmis. See juhtus. Et ühendas kaks noodi ja sa ei kuulnud üksteist, aga sa nägid, et kõne staatus on connected. Nii, ja edasi... Audio ju, nagu ta Windows 7 peal töötab, miks ta ei tööta Windows 8 peal? Sest nad pidid kasutama teisi API-sid. Me ei saanud Win32 API-sid kasutada. Windows 8 all on uus layer nende vanade API-de peal, mis on nad nimetatud WinRT layer. Ja kui sa, ma räägin sellest. Ja siis tähtajad olid ka suht ulmelised. Alguses räägiti, et me peame esimese versiooni rakendusest deliverdama kuskil märtsiks. Loomulikult me ei saanud märtsist üldse rääkidagi, kui me alustasin alles veebruaris kirjutamist ja siis esimene tähtaeg, mida me saime, oli juuni, kus me saatsime Windows Store'i esimese rakenduse, mis ei läinud küll inimestele kättesaadavaks, sest jällegi PR ei tahtnud eriti rääkida sellest, et me teeme seda rakendust, aga ta läks OEM-idele ehk need riistvaratootjad, kes hakkavad Windowsit preinstalleerima oma device'idele. Nemad Windows pidi välja tulema oktoobris, aga nad hakkasid juba oma image'id valmistama ja testima juunist alates. Seal käib hästi suur lead time, et see on jällegi natuke teine maailm võrreldes sellega, kui sa lihtsalt toodad tarkvara selle agiilse metoodikaga, reliisiti iga kuu
ja siis sul tuleb OEM, kes ütleb, et aga me update ime oma image'id nagu kord poole aasta jooksul näiteks. Noh, praegu meil on täpselt samasugune seis, et meil OEM-ide image'ide peal on versioon 1.2, Windows Store'is meil on 1.5 ja hetkel käib 1.6, mis 2 nädala pärast läheb välja. Kui vahemehe kasutaja, kes seda image'it kasutab, kas ta saab upgrade'ida Store'is? Jah, aga ma näen statistikat, et selle juuni reliisi kasutajaid tuleb järjest rohkem. Et nad alles hakkavad ostma neid device, mida kunagi juunis preinstalliti. See upgrade toimub automaatselt? Ei toimu. Kahjuks Windows 8 ei ole automaatset upgrade'i. Et kasutaja peab minema Store'i vaatama, mis seal on uuendatud rakendus. Kui ta ei tea või ei oska minna või jah, et see on OEM-i puhul ei ole automaatset upgrade'i? Ei, üldse. Windows Store praegu ei toeta automaatset upgrade'i. Kuidas? Skype on tasuta, jah, aga sa saad ka raha küsida oma rakenduse eest. Ja Microsofti hinnapoliitika, iOS-is on vist 30% flat, Windows Store'is ma täpselt ei mäleta, aga kui sa ületad mingi teatud mahtu, siis nad hakkavad 20% ainult võtma. $250. Okay. Kui ületad $250 käigu, siis on 8%. Nii. Ja esimene public release oli meil siis koos Windows 8-ga 24. oktoober. Ja peale seda me üritasime hoida ennast 4-nädalase release kadentsiga. Me küll ei saanud 1.4 välja, kuna seal jõulud olid vahel. Loomulikult on raske oma distsipliini hoida, aga muidu olime jah suht edukad. Ja jällegi produkti poole pealt produkti poole pealt üritasime igas reliisis välja lasta üks enam-vähem suur kasutaja featuur ja siis üritasime kvaliteedi tõsta ja üritasime ka performance'i tõsta. Nii, edasi. See versioonide teema, et sa rääkisid, kas te olete kohanud seda, et oleks nagu Chrome, mis iseennast nagu up to date hoiab? No, ma ütlen, et Store kahjuks meil ei luba seda, et see on reguleeritud platvormi poolt, et rakendus ise ei saa ennast update ida. Et siis, kui Store hakkab toetama automaatseid update'e. See on nagu plaanid midagi? Loodetavasti, jah. Okay. Nii, et hetkel meil on 11 arendajat, osa on Tallinnas, osa on Prahas on rohkem. Meil on 6 QE inimest, 2 product owner'i, 2 disaineri, hästi jaotatud tiim. Siis kui me tegime, siis üks meie product owner'itest oli üldse Redmondis, siis ülejäänud on Londonis, Tallinn, Praha, Tartus on ka inimesed. Ja siis need tiimid, kellest me sõltume, need on veel, meil on Stockholmis audio-video, Bluetooth, Palo Altos on inimesed ja Scrum on meie product development process, nagu on teada Skype'is, kõik tiimid kasutavad seda, ühed rohkem, ühed vähem. Ja nagu ma ütlesin, et me üritame iga 4 nädala tagant uue reliisi välja lasta ja see on erinev. Meil enne meid kõik UI tiimid on olnud 8-nädalase reliis protsessi peal ja enne seda olid veel pikemad protsessid
ja kui me läksime, selles mõttes meil on hästi defineeritud, mis päeval selle 4 nädala jooksul, mis juhtub, sest meil on teatud protsessid, mille pikkust me ei saa lühendada, näiteks lokaliseerimine. Rakendus on tõlgitud 37 keelde ja iga kord, kui me laseme uue reliisi välja, seal on uued stringid, me peame neid lokaliseerima. Lokaliseerimisprotsess, arvestades seda, et me üritame Scrumi teha Skype'is, on ka viidud nii lühikeseks, kui üldse võimalik on, aga see endiselt võtab 6 päeva. Ja 37 keelt. Aga 6 päeva, see on päris hea. Ja, no seal on mitu agency, meil Skype'i sees on inimesed, kes tellivad seda ja kontrollivad kvaliteeti, aga ega nad ise ei tõlgi seda. Ja kuna me tahame regression testingut teha koos lokaliseeritud asjadega, sest et meil on olnud vead, näiteks kõne ei ühendanud ära sellepärast, et kuskil lokaliseerimisstringis on olnud mingisugune jama. No JavaScript, ülakoma. Need, kes on sellega on korras, aga on security probleemid endiselt. Need, kes on Hansast, need ilmselt mäletavad sellise komponendi nagu Dynguido, mis oli tehtud täpselt selleks, et kõik ülakomad tekstidest ära parsida. Nii. Ja see on meie tiim Prahas, kui me mais olime koos ja reliisisime selle OEM buildi ja üldiselt me üritasime tiimiga iga kuu, vähemalt nädala olla kuus ühes meie locationitest. Et meil oligi niimoodi, et jaanuar olime Tallinnas, veebruar Prahas, märts Tallinnas, aprill vist jäi vahele, mais olime Prahas, siis jälle Tallinnas, siis olime septembris Londonis, siis kui oli enam-vähem viimane sprint enne seda oktoobri reliisi. Ja nüüd üle-eelmine nädal me olime uuesti Prahas, kus meil oli unit testing training koos Pat Maddoxiga, ma ei tea, kes tunnevad, ta esines Lätis eelmine nädal DevClubis. Nii. Ma ei hakka nimepidi siin nimetama, et lihtsalt ilus pilt. Nii, aga räägin siis, siin oli mitu küsimust juba platvormi kohta, et räägime kõik algusest peale. Et need Windows Store rakendused, see on uus tüüp rakendusi Windowsi jaoks. Need, kes on iOS-i rakendusi kirjutanud, ilmselt aimavad ette, et seal on omad reeglid, et rakendusi räägin kõigepealt selle slaidi, et erinevad tehnoloogiad saab kasutada, nagu ma ütlesin, Skype on kirjutatud HTML5-s, JavaScriptis, CSS-iga tehakse layout ja seda on võimaldatud läbi selle, et rakenduskood renderdatakse sisuliselt IE abil, aga IE-st on tehtud eraldi fork, mida nimetatakse WWA host, mis kasutab IE renderdamismootorit, aga tal on see on sisuliselt rakenduse konteiner, mille sees meie kood jookseb. Aga endiselt on võimalik kirjutada kas C++-is, C-Sharpis või Visual Basicus ja UI layout jaoks nad kasutavad XAML-i, mis on Silverlightist, ma ei tea, järgmine versioon. Ma kahjuks ei ole nendes tehnoloogiates. Microsofti endiselt ei ole Microsofti kõikidest tehnoloogiatest teadlik, kuigi meil hästi palju koolitust pakutakse, oli hästi kiire, ei jõudnud kõike võtta. Ja mänge, ma saan aru, saab DirectX-is ja C++-is kirjutada otsa. Kas see jõuad ma jutu selleni, et miks te just selle HTML-i tee valisite?
ma võin sellest võib-olla kohe rääkida, seal on erinevaid teooriaid. Põhimõtteliselt üks kasu, mida Skype toob Microsoftile, on see, et me oleme põhimõtteliselt enamusel üldlevinud platvormitel. Ja Microsoft tahab selle kogemuse ära kasutada, et oma platvormi teha paremaks. Ja põhimõtteliselt üks teooria räägib seda, et Skype'i spetsiifiliselt paluti kasutada JavaScripti tehnoloogiat, et valideerida, et see endiselt sobib keeruliste rakenduste kirjutamiseks. See ei, seal on osa asju, millest me oleks pääsenud, kui me kasutaksime kas C++ või C#. Aga seal on ka oma hüved, näiteks frontendi arendajad ja disainerid saavad oma vahel väga hästi läbi. Disainerid suudavad mõelda selle HTML-i CSS-i maailmas ja meil rakenduse disain käis niimoodi, et sisuliselt valmis esimene prototüüp küll pixel-perfect'ite jaoks, aga disainerid ja arendajad istusid koos, siis kui need nädalad, kui me kõik koos olime, nad istusid koos ja koodis parandasid, kui disaineritele midagi ei meeldinud ja oli päris mitu iteratsiooni ja rakendus nähtavalt nagu see visuaalne osa paranes tänu sellele, et kui see oleks XAML-is, siis ma millegipärast kahtlustan, et see ei oleks nii lihtne. Ühesõnaga, ma arvan, et põhiline põhjus, et Skype'i paluti teha, sest kui ma üritasin öelda, et me peaks valideerima, siis, et kumba tehnoloogiat kasutada, siis mulle öeldi, et sa ei taha seda teha. Kas see HTML-i, kui sa neid asju teed, kas kuskilt süsteemselt tulevad nagu mingid common stiilid või mingid CSS-id pead, et rakendused, kuidas nemad välja näeks, et just see look and feel oleks nagu... Üldiselt Windows 8 platvorm dikteerib päris palju, kuidas rakendus peaksid välja nägema. Kui sa teed tühja rakenduse, alustad mingist template'ist, siis seal on juba stiilid, mida sa saad ise küll, CSS-id ja seal on JavaScripti jQuery't sa saad kasutada, aga jällegi sa ei taha seda teha. Aga see on mingi alternatiiv? Jah, kaasas on teeg nimega WinJS, kus sees on kontrollid, kus sees on binding, sellised asjad ja jällegi meie arendajad pidid parandama päris mitu viga seal WinJS-is ja saatma Microsofti tiimile, et neil ei olnud teist samasugust sama keerulist rakendust kui Skype, et valideerida kõiki nende... Samas tähendab, et jälle su HTML ei ole cross-platform. Ta ei ole absoluutselt cross-platform. Ma räägin, miks edasi. Kuigi see on teine teooria, miks me kirjutasime JavaScriptis, et me saaksime kasutada sama koodi ka teiste platvormide. Võist mõtlen mingid umbes Ubuntu, kes ükselt tahavad ka samasugusele lahendusele minna ja kindlasti seal on mingi reus. Et siin on võib-olla lihtsustatud pilt, ma ei hakanud seda, ma otsisin pilti Windows 8 arhitektuurist, aga kõik millegipärast kasutasid seda Metro, mida enam ei tohi kasutada. Siis ma leidsin selle lihtsustatud versiooni, aga... Metro on mingi tabuu sõna. Metro on üks kaupluste kett Saksamaal, kes on selle nime ära patenteerinud ja Windows... Põhimõtteliselt Microsoft kaotas kohtu case'i, et nad ei tohi kasutada Metrot, kuigi see oli hästi palju, meil endiselt on Jira projekti key on Metro
aga koodist igalt poolt me pidime selle välja võtma, kommentaaridest, et selle uus nimi on Windows 8 platvorm. Selle kohta jällegi on erinevaid teooriaid, mis on see uus nimi, et enne ta oli Mosh ja pärast oli Modern ja siis ta oli Metro ja nüüd ma igal pool näen, et see on Windows Store rakendused. Nii, aga selle pildi juures WinRT on, ma arvan, on see võtmesõna, et WinRT on uus API, mida need Windows Store rakendused kasutavad või peavad kasutama, et üldse saada sertifitseeritud selle store'i poolt. Ja ta istub sama kerneli peal, tegelikult ma arvan, et ta istub Win32 API peal, aga võib-olla osalist, ma ei tea. RT real-time või runtime? RT on runtime ja see teine võtmesõna on see language projection, mis on, mulle tundub, et väga huvitav või noh, selles mõttes, mis see tähendab, on see, et kõik WinRT API-d, mida sa saad C++-ist kasutada, on projekteeritud ka JavaScripti. Et põhimõtteliselt sa saad kõiki neid samu süsteemseid API-sid kasutada ka JavaScriptis. Ja lisaks sellele sa saad kirjutada oma komponendid näiteks C++-is või C-Sharpis ja neid samamoodi projitseerida JavaScripti, et see oligi see, millega Erik Lanson tegelenud, et ta võttis CoreLibi API ja kirjutas generaatori, mis genereeris neid projitseeritud klassid või projitseeritud API. See on see, mida bindinguteks nimetatakse mujal väljaspool Microsoft. Binding on Microsoftis ka olemas, aga ma ei ole kindel, et see on sama asi, mis on binding. Aga selles mõttes ma ei taha sõnade mängu siin alustada. Et üks teine huvitav asi on WinJS, nagu ma ütlesin, et see on hästi suur JavaScripti tag, mida Microsofti poolt kirjutatud ja siis rakendused saavad seda kasutada. Seal on komponendid, seal on, see on osaliselt raamistik, osaliselt nagu valmis komponendid, UI komponendid, mida saad kasutada. Ja jällegi, nagu ma mainisin, Windows Store'is on teatud reeglid, milliseid API-sid rakendus saab kasutada ja milliseid ta ei saa kasutada. Ja seal on erinevad tasemed, et osa API-sid lihtsalt ei ole, et sinu, nagu meil oli Core Library, ta kompileerub Windows 7 all, aga ta ei kompileerunud Windows 8 all, sest osa API-sid enam ei olnud võimalik kasutada. Ja osa API-sid endiselt olid, aga me ei oleks saanud saata see rakendus Windows Store'i, sest nad kontrollivad, millised API-sid kasutatakse ja keelduvad sertifitseerimast, kui kasutatakse API-sid, mida ei tohi kasutada. Ja see on kõik security nimel. Rakendus jookseb konteineris, mille põhimõtteliselt hästi piiratud juurdepääs arvutiressurssidele. See on security ja see on battery life, mida Microsoft üritab parandada erinevad, et kõikidel device'idel on üks eesmärk parandada battery life'i ja millest nad said aru, nad peavad saama kontrollida, mida rakendused teevad. Oluliselt suuremal määral, kui seni on olnud. Nii, et selleks, et alustada üldse MSDN Microsoft.com, seal on hästi palju infot, hästi lihtsasti
kirjutatud tegelikult kõik stepid, ülevaadet, mingid näidisrakendused, kindlasti Windows 8 opsüsteem, ma ei tea, kuni jaanuari lõpuni oli vist Windows 8 soodsa hinnaga, nüüd hind on tõusnud oma normaalsele tasemele. Ma täpselt ei tea, mis see hind on, aga ta minu meelest läks jah, kas $150. Arendajad toolid on endiselt Visual Studio ja Windows SDK ja arendajate litsents on tasuta ja arendaja litsents ei, see on arendaja litsents, et sa saaksid oma rakendusi sideload ida. Sideload imine tähendab, et sa installeerid rakenduse arvutisse ilma store'i submitimata, testimiseks näiteks. Sa saad ainult omades developer license'i üldse sideload ida endale mingid rakendusi. Ja selleks, et submitida store'i jällegi, sul on vaja developer litsentsi. Mis mõttes sideload ida, sa saad suvalise asja endale download ja käima olla? Jah, aga need rakenduste package'id, sa saad neid installeerida ainult rakenduste konteinerisse ja rakenduste konteinerisse sa saad installeerida kasutades Microsofti tool'e ja Microsofti tool'id nõuavad developer license'i. Okei, kui sa mingid nagu vanu eksesid download. Ja, ei, vanad, kõik vanad asjad käivad probleemideta. Aga just need Windows Store rakendusi sideload ida sul on vaja. Ja Skype'i keegi juba väliüritus üle. Windows Store'is praegu ma vaatasin, oli päris palju. Dropboxist on mingi rudimentaarne rakendus, mis lihtsalt on sama, mis telefoni rakendusid saab browsida. See on see Windows 8 start screen ja see on Store. Aha. Millega pärast arvab, et me ei ole võrgus. Ühes Windows arvutis saab kasutada nii Store appsi, mis on väga turvalised, kui ka nii põhinevaid programme. Mingi valikuid on väga turvalised arvutis kasutada Store appsi, kuidas see põhimõttes on. Ma arvan, et asi ei ole, selles mõttes, et sinu arvuti turvalisus on sinu enda käest, on ju. Et sina teed valikuid, aga mis on erinevus on see, et kuna Windows 8 nüüd jookseb ka armi peal sa ei saa muud rakendusi installida sinna, ainult Windows Store'ist. Ja see oli ka üks põhjuseid, miks, nagu ma rääkisin, Magželet oli väga mures Slate'ide pärast, sest küll nende vanade arvutite peal või Inteli arvutite peal Skype Classic endiselt jookseks, aga Surface'i peal näiteks või teiste armi device'ide peal Skype'i ei oleks üldse olemas ja see oleks väga suur PR probleem Microsofti jaoks. Suur plaan ongi spetsiaalselt tooted. Jah. Kas siis selle Windows Phone'i peal on ka seesama implementatsioon? Windows Phone 8 on endiselt, tähendab, Microsoft üritab neid kokku viia, aga see Windows 8 ja Windows Phone 8 ei ole veel samad appide osas, aga võib-olla järgmine või ülejärgmine versioon on üsna sarnane, vähemalt see on aspiration. Ja Skype'i puhul tegelikult Windows Phone 8 rakendus on kirjutatud C#-is. Et selles mõttes nad alustasid varem meist.
minu meelest nad isegi alustasid enne, kui Microsoft ostis Skype'i, ma täpselt ei seal on mäleta. ka ju sama mingid CSS ja HTML-i teema ju ei ole. Seal ei ole seda veebitehnoloogiat veel ei ole seal, minu teada. Nii, noh, me juba natuke rääkisime rakenduste paketeerimisest ja installeerimisest, aga põhimõtteliselt Windows Store rakenduse arendaja ei pea enam muretsema, kuidas rakendust installeeritakse või kuidas upgrade ida rakendust, et selle eest hoolitseb Windows Store. Et kõike, mida arendaja teeb, ta uploadib oma uue versiooni rakendusest Windows Store'i ja kasutajad siis installeerivad või update ivad läbi Windows Store'i. Ja rakendus pannakse rakenduskonteinerisse, mis piirab accessi süsteemi ressurssidele ja rakendused, kaks Windows Store'i rakendust ei saa omavahel suhelda, välja arvatud, kui nad jälgivad kontrakti. Kontraktides ma räägin edasi, aga need on üsna piiratud võimalustega. See on see, mis Java update tuli aastal 96. See ideoloogia. Jah. Ja samuti rakendused võivad küsida või nad võivad deklareerida oma manifestis, et nad tahavad mingit ressurssi kasutada oma tööks. Nagu mul siin on kirjas mikrofoni või webcami accessi võib ka paluda interneti accessi ja neid kasutaja peab ise kinnitama käsitsi, kui ta installeerib ja paneb esimest korda käima rakenduse, siis opsüsteem küsib kasutaja käest, kas sa lubad sellel rakendusel kasutada mikrofoni ja webcami. Ja üks saavad neid kõike korraga? Need on... Ma siin natuke jällegi valetan, et interneti kohta tegelikult kasutaja käest ei küsita, aga küsitakse kindlasti mikrofoni ja webcami kohta. Et kuna Skype kasutab ainult interneti, mikrofon, webcami, siis küsitakse ainult mikrofoni ja webcami kohta. Ja kas kasutaja saab keelduda ühest installimisest Skype'i? Ta saab keelduda ja meil on ka customer support'ist on tulnud case, et kasutaja ei saa, et video ei tööta ja siis saadavad logisid ja logis on selgelt näha, et kasutaja tegelikult keeldus juurdepääsu andmast ja siis kaebab, et näed, Skype ei tööta. Et see on üks, jah. Kas sa saad rakenduse seest küsida, et keeldub ja siis näidata midagi? Jah, me näeme, et on keeldutud ja me võime mingisuguseid hinte anda kasutajale, aga me ei saa uuesti esile kutsuda seda dialoogi, et kui on korra esile kutsutud ja kasutaja on keeldunud, siis ta võib minna settingutesse. Siin on Skype, siin on settings ja siin on permissions. Ja siin on webcam, mikrofon, notifikatsioonid ja lock screen. Ja kui siin on keelatud, siis rakendus saab küll sellest teada, aga ta ei saa seda dialoogi uuesti esile tuua. Et rakenduses ei ole suvalist kontseptsioon, seda teab, et see on see Ei, seal on eraldi API, läbi mille sa saad teada. Nii. Tundub, et aeg jookseb. Mul on veel hästi palju rääkida. Ja. Okei. Need lepingud rakenduste vahel, rakendused saavad andmeid vahetada, aga jälgides teatud kontrakti, et jällegi rakendus deklareerib seda oma manifestis ja peab implementeerima teatud API, näiteks Skype
implementeerib otsingu kontrakti, mis tähendab, et saab otsida Skype'i seest. Kui ma kirjutan Sergei, vajutan, siis see search dialog on Windowsi oma, aga tulemused tulevad Skype'ist. See, mis paremalt tuleb, on standard. Jah, see on standard, nad nimetavad seda Charmiks. Nii. Extensionid on võimalus, kuidas Windowsi standard käitumist rakenduse abil laiendada, et mida Skype teeb, me implementeerisime selle protocol activationi ehk kui kasutaja üritab avada Skype protokolli, siis Skype'i rakendus läheb käima ja siis ta oskab nende parameetritega midagi teha. Background tasks on ka üks tähtis osa meie rakendusest ja ma kohe räägin, miks, sest jällegi rakenduse lifecycle Windows 8 on teistsugune kui tavalisi desktopi rakendused, et operatsioonisüsteem kontrollib, millal rakendus jookseb ja millal mitte. Ja see on jällegi selle battery life pärast ja rakendus sisuliselt jookseb ainult siis, kui kasutaja näeb seda ekraanil. Keegi Microsoftis tunnistab, et see kõik on rip-off iOS-ist tegema. Miks see on? Jah, miks? Ma arvan, et iOS on täpselt sama rip-off mingit sest. Selles mõttes, et kui see viib eesmärgini, siis see on hea, aga rakenduse arendajale see on tegelikult probleem, eriti Skype'i jaoks, kes peab desktopilt jookseb kogu aeg ja selleks hoida ühendusi ja hoida võrgu soketit lahti, siis et saada notifikatsioonid, siis Metro rakendus või modern rakendus, Windows Store rakendus ei saa seda teha. Ja selleks, et sellest ümber minna, ongi mõeldud need background taskid, mis on, nii, mul on eraldi slaid, background task, seda võib jällegi kas teha C++, C-Sharpis või JavaScriptis ja on erinevaid triggereid, mis triggerdavad neid background taske siis, kui rakendus ise ei jookse, kas ta on suspenditud või terminali stage'is, aga endiselt saab mingisuguseid ülesandeid täita, näiteks selleks, et kasutaja oleks online oma sõprade jaoks. Meil on timeri peal iga 15 minuti tagant käib üks ping Messenger backendi või MSNP backendi vastu, mis teatab, et inimene on endiselt sisse logitud Windowsisse ja endiselt saab talle teateid saata. Ja teised triggerid on push notification, mille kaudu on võimalik teavitada mingist chati sõnumist või siis kõnest, sisse tulevast kõnest. Ja siis on teised triggerid ka, aga selle timeri ja push notificationi üks aga on see, et seda saab kasutada ainult siis, kui rakendus on lock screen'il. Ja lock screen'il, mul on siin edasi, see on lock screen ja rakendus saab panna lock screen'ile ja see number siin nimetatakse badge'iks, et rakendus ise saab seda numbri muuta ja see tähendab, mitu lugemata eventi on juhtunud selle rakenduse sees, et inimene oskaks minna ja vaadata. Ja neid kohti lock screen'il on 7 või 8 tükki, et põhimõtteliselt kõik rakendused konkureerivad nende peale. No mitte kõik, aga need, kes vähemalt mingi communication rakendused või ma ei tea, uudised. Reigikoodide Helli ei juhtu nagu Windows'is ka Helli? No nagu ma ütlesin, et 7 kohti, jah. See tähendab seda, et
et iga rakenduse kohta on 2 süsteemset protsessi teemas kogu aeg. Ei, see tegelikult... Triggerid siis nagu triggerdatakse, siis peab rakendus neid kuidagi paigaldama. Mingi keskne dispatcher on see. Jah, noh, selles mõttes, et Windows ise hoiab ühe protsessi, kus on registreeritud kõik background task'id ja ta teab, millal neid. Kui kinni läheb, siis ta peab sellest kesksest kohast nüüd ära koristama, siis need triggerid. Ei, rakendus, kui ta on registreerinud triggeri, siis see ongi süsteemis ja iga kord, kui see triggerdub, siis pannakse käima selle rakenduse teatud loogika, et ta saaks oma tööd ära teha. Kui sa panid mingi rakenduse kinni, panid Skype'i kinni, siis trigger on ikkagi üldiselt seal süsteemis. No, kui see ei ole selle koristanud, jah. Aga see on ka üks teine asi, mille kohta kasutajad kurdavad, et küsivad, et kuidas ma saan välja logida Skype'ist, kuidas ma saan selle kinni panna. Et tegelikult ei olegi sellist mõistet, et sa ei saagi, jah, rakenduses ei käi, aga kui sa oled sisse loginud Windowsisse, kui sa oled Skype'i käima pannud, siis inimesed põhimõtteliselt võivadki saata sulle sõnumeid ja helistada ja see ongi meie tegelikult eesmärk, et sa oleks always on, always connected. Selle on ebaloogiline on see, et sa pead nagu alguses ikkagi sa nagu sisse logides ei ole nagu connected, et sa pead nagu Skype'i ühe korra käivitama. Et see on see, et nagu kui sa saad käivitada, siis võiks olla nagu ka vastupidi, et sa saad nagu välja visata. Vot 2 kasutajatega Windows 8 on ka selline huvitav asi, et Skype nüüd kasutab Microsoft account'i sisse logimiseks. Ja kui sul on lokaalne Windowsi kasutaja, siis jah, sa saad tegelikult Skype'i minna ühe kasutajaga ja ta on selle kasutajana sees, talle võivad sõnumid sisse tulla, aga sa saad välja logida ja minna teise kasutajana sisse. Kui sa kasutad Microsoft account'i Windowsisse sisse logimiseks, mis on nüüd ka võimalik, siis sa panne Skype'i käima, sa oledki selle sama Microsofti kontoga sees. Ja sa saad välja logida Windowsist, mitte Skype'ist. Ja milleks see tehtud on selleks, et andmed roomivad üle mitme device'i, et kus mul on see ja kui ma siin muudan oma desktopi, ma ei tea, tausta pilti, siis umbes mõne aja pärast siin mul on täpselt samasugune desktop. Ja mida Microsoft üritab teha on see, et kui sa kaotad selle device'i või ma ei tea, kukub vetsi või mis iganes, sa ostad uue device'i, sa logid oma kontoga sisse ja sul on täpselt samasugune setup, nagu see oli enne. Nii. Tailid ja badge'id, samamoodi see number lugemata, et saab seda ikooni peale ka panna ja saab ka sõnumid, et esimene osa chatis näiteks või kes on saatnud, et seda saab sinna ikooni peale ka panna. Push notifications sarnane iOS-iga, Anton ütleb, et see on rip-off. Ma ütlen niimoodi, et seda kõik räägivad sellest Windows 8, nagu see oleks uus asja, aga tegelikult on ma ei tea, ma ei taha sellest vaielda, et on bliss, eks ole. Nii, paar slaidi, jah, väga hea. Et rakenduse sertifitseerimine juhtub Windows Store'is, aga on ka automaatne tool, mida saab koha peal enne, kui sa saadad sinna Windows Store'i, et millega saab testida, et mitte mitu korda saata, sest sertifitseerimine ise võtab kuni nädal aega. See kontrollib, et oleks nagu kõik need nõuded täidetud? Ta kontrollib, et teatud nõuded, et keelatud API-d ei oleks kasutusel, et performance oleks aktsepteeritav,
aga Windows Store teeb ka content review'd, teeb security check'e, teeb manual testing ud. Et Store kindlasti teeb veel juurde. Ja Windows Store'is saab vaadata oma rakenduse kvaliteedi näitajad, et tegelikult kuna Microsoftil on see Dr. Watson olemas, mis saadab kõik enamus crash'e ja probleeme, siis Store raporteerib ka selle kohta, et millistes kohtades rakendus on crashinud ja saab ka dumpi, kui on vaja, et selles mõttes Skype'il enne ei olnud seda infot, mingisugune oli, aga nüüd meie saame täispilti sellest, et me saame enamus crash'e kätte ja kahjuks osa crash'e ei ole, Skype küll crash'ib, aga ta crash'ib Windowsi komponentides, et siis me töötame nende Windowsi tiimidega, et nad parandaksid neid. Ja siis saab näha kasutajate reitingud ja kommentaare ja tuli just, kui Anton rääkis kasutaja feedbackist, et see vocal minority, et meil on ka oma vocal minority, kes ütleb, et meie rakenduse reitingus, et Windows 8, et nemad ei saa aru, kuidas see töötab ja ühesõnaga põhimõtteliselt, kuna see on ainuke, mitte ainuke, aga üks nendest rakendustest, mida paljud kasutavad, siis nad millegipärast elavad ennast välja meie reitingute peale. Jah, kasutajatest natuke rääkisin, et meie kasutame Microsofti kontot identifitseerimiseks ja andmed roomivad device'ide vahel. Mitte küll Skype'i andmed selles mõttes, et see Skype'i kohalik andmebaas, seda me ei roomi, kuna see on hästi suur, aga osa settingutest me roomime küll. Nii. Ja jällegi, miks see platvorm võib huvitav olla, on see, et tegelikult Windowsi kasutajaid on hästi palju ja Windows Store teeb elu lihtsamaks just kasutajatega suhtlemise osas, et kogu billing, installeerimine, review'd, et kui on hea rakendus, siis ma arvan, et sellel on hästi palju kasvupotentsiaali, et üldiselt Skype'i kasutajate baas on 90% on Windowsi kasutajad. Ja Skype'il on hästi palju kasutajaid, et võib arvata, võrrelda. iOS on praegu võib-olla mingi 10%. Ma ei oska numbritest rääkida, aga endiselt Windowsi kasutajate baas on kõige suurem. Ja disaini koha pealt peab arvestama, et rakendus peab olema kasutatav touchscreenidega ja hästi palju erinevaid ekraani suurusi, nii pisikesest kuni suured monitorid, ka üks kaebus kasutajate poolt, et näed, Skype minu suure 30-tollise monitori peale ei näe hea välja, et peab sellega ka arvestama. Nii. Jah, tõlkimine on ka hästi tähtis, sest Windows Store'is saab määrata, millistel turgudel see rakendus on nähtav üldse. Ja kui ei ole tõlgitud, siis on vähe tolku sellest, et ta pannakse kuskile, ma ei tea, Argentiina näiteks turgu. Et seal saab riikide kaupa tegelikult määrata. Ja accessibility on üldiselt hästi tähtis komponent ja minu meelest USA-s on oktoobrist see aasta minu meelest kõik suured firmad peavad olema accessible. Ühesõnaga mingisugune
ma täpselt ei tea, aga mingisugune seadus on vastu võetud ja igatahes Microsoft on enne olnud champion selle accessibility osas, sest nad müüvad riigiasutustele hästi palju ja seal ei ole võimalik müüa, kui sinu tooted ei ole kas halva nägemusega või siis erinevate disability'ga inimestele kasutatav. Jah, no disainist ma rääkisin natuke kõik.